Nii, tervist siis tagasi. Järgmine mäng PlayStation VR-i omadest on mul Salaryman Escape. Ma olen varem andnud väga kõrgeid punkte puslemängudele. Olgugi, et need on visuaalselt kerge teha üldiselt, siis sisu seal taga on keeruline ja sul on vaja, ütleme, ma ei tea, matemaatikuid, mis iganes muid, inimesi, kes looksid sulle need pusled. Siis Salaryman Escape või siis minu suurepärase inglise keele juures on see eesti keeles siis palgamehe põgenemine või siis palgatöötaja põgenemine on, kuidas ma seda ütlen, hästi tehtud mäng, kus on tahetud teha natukene liiga palju, aga olgu, räägime mängust. Salaryman Escape teeb täpselt seda, mida nimi lubab ning vahel toimib suurepäraselt, teinekord jällegi mitte. Kuna tegemist on puslemänguga, siis mingisugust narratiivi siin ei ole. Tuleb ainult liigutada esemeid, et väikene Salaryman saaks ukseni. Selliselt käib tegevus läbi erinevate levelite kuni ilusa lõpuni. Nimi ja tegevustik on muidugi must huumor palgatöötajate suunas, kes teevad 9–5 tööd, kus päeva lõpus koju saamine on suurim soov. Mängus midagi keerulist ei ole. Ekraanil on hallid ja punased plokid, mida tuleb liigutada, et tekiks vaba rada loo kangelase jaoks. Kuigi mäng toimib tavaliselt DualShock 4 puldiga suurepäraselt, siis muu pult on siin ainult plussiks. Plokkide liigutamine käib enda käe järgi ning ruumi keeramine, et paremat ülevaadet saada, on samuti tavaline loomulik keeramise liigutus. Visuaalselt on tegemist lihtsa koelise teosega, kus domineerib hall toon. Levelite valik toimub suurel tänaval, mis liigub lõputusse udusse, siis mäng ise on erinevates veidrates, kohati sümboolsetes kontorites tuntud kohtades. Disaini sõnum on selgelt suunatud kontoritöö hävitavale rutiinile. Ekraanil jooksevad tekstid, mis tuletavad mängijale meelde, et kui kasutu ja väärtusetu üks töötaja tegelikult on ühele suurele ettevõttele. Lihtsalt üks väikene hammasratas suuremas masinas. Kahjuks mänguga lõpuni jõudnud, kuid kiire interneti otsing ütleb, et kokku on 80 levelit, mis on ikka päris suur kogus, seega on mida mängida. Üks asi, mida soovin kiita 2 käega, on muusika. Ei oska täpselt kirjeldada, kuid segu on 80ndate popmuusikast ja Jaapani arkaadimuusikast. Ei tea, kui hea või halb see võrdlus on, kui see on päris elav ja paneb pea kergelt rappuma. Mingisugusel maagilisel põhjusel ei ole seda soundtracki YouTube'is olemas, seega keegi, kellel võimalus, tehke see ära. Mänguliselt pole ka suuri murekohti välja tuua, sest kõik on täpselt nagu taoliselt puslemängult ooteks. Siiski nii palju pean ütlema, et mängus olev füüsika vedas mõnikord alt. Osad lahendused on tehtud selliselt, et plokid peavad kukkuma, kuid vahel vigane füüsika jättis asjad kinni, mis muidugi tähendas leveli uuesti tegemist. Minu jaoks muutus asi väsitavaks kusagil level 25 kandis, sest lahendamine läks pidevalt pikemaks ning viimast tegin juba peaaegu 20 minutit. Ehk siis mul oli veel 55 levelit minna, mis paneb ainult ohkama ja mõtlema, et kui kaua see võiks kõik aega võtta. Väikese virina kõrvale tuletab meelde, et mäng on siiski meeldivalt hea ning enda hinda tegelikult väärt. Nii Salaryman Escape võis jätta niisuguse kahetine mulje, aga tegelikult on tegemist hea mänguga. Kuigi jah, siin oli see aspekt, nagu ma enne ütlesin, et võib-olla tegid liiga palju. 80 levelit tundub ikka väga-väga palju ja ma räägin, et 25 level isegi kui sa lahendad kiiresti, need ei ole lühikesed levelid. Ütleme, selles mõttes sul on päris palju tegevust, päris palju liigutusi, et see ei ole lihtsalt, et nagu lahendad kaua. Ei, sa lahendad kiiresti. Tegevus ongi aeglane, see plokkide sisse surumine ei toimi ka võib-olla 100% nii nagu peaks. Tihtipeale näiteks viimane see nükk jääb tegemata ja näiteks sildi ei kuku alla. Ehk sa pead taguma korraks, võib-olla keerama ringi peale, ühesõnaga see pärast. No midagi, kellele meeldib puslemängud, siis Salaryman Escape andke minna ja PlayStation VR peal, ma ei tea, suurepäraselt sobib või siis lihtsalt oska ainult selle pärast kuulata head muusikat. Aga midagi, järgmises videos on mul siis Dark Eclipse, ehk siis kohe räägime sellest. Toimib, oot. Peab natuke timmima teksti.
nii.